No nii, tagasi rajal. 8 tundi on tsikli peal see aasta ja lähme tõmbame väikse pundiga siin 25 motosid täna. Siis Kris ja Rass teevad Hansuga trenni, kes kohe jõuab ja peaks hea trennipäev tulema. Läheb annab minna. Esimesena, teisena, kolmandana, neljandana, viiendana ja 15 seksis lähed, enne. Jah. Okei, läheb paremaks, ega siin lihtne ei ole. Üle 3 aasta nüüd 25 sõitu teha. Suht punases ikka, aga sõit läheb vaikselt paremaks, veits rabe on. Pill muidugi siin rajal, see 2,5 ikka ei liigu üldse edasi. Aga fun on. Mul on peale seda tõsisemalt vigastust nagu esimest korda fun jälle sõita, et megalt naudin ja nüüd olen siin käinud mingi 5 korda järjest, et pull. Sats on ka meil hea. Sõbrad hakkasid värskelt sõitma, siis minu õpilased, keda ma olen siin paar aastat treeninud, kellega koos motosid teeme. Et pull on ja muidugi Sander kaameradega. Mihkel on ise ka seal. Ta oli olevat öelnud, et öelge videos, et mis teistmoodi võiks reaal teha, vaata, et tehnilisemaks oleks vaja teha. Lihtsalt on nagu nii räme kihutamine, et sul on nagu 3 tõsisemat kurvi real võib-olla edasi, tagasi, või nagu tagasi pöörded ja nende kurvide vahe on ka kõikidel nagu reaalselt kilomeeter. Aga me tegime tehnilisemaks raja ja päris fun on täna, lühem ringi ja siis mõned kurvid juurde. Kaif! Rahva tungivalt soovil. Oleme tagasi eetrisse jõudnud. Näita, mitu räpp läheb. Võta liiva ka võtta. Võta sa kivaseks. Suus on hoopis. See on hea, sa lähed õhtul koju, sa leiad liiva kohtadest, kus sa ei oleks kunagi arvanud, et sa leiad. Ja siis teel koju see krõbiseb sul nagu hamba vahel. See mehaaniku elu, see ei ole lihtne. No võt, järgmine hooaeg teed ikka niimoodi, et saad endal mehaaniku ka palgata. Tuleb profisportlast hakata jälle, see saab sõidule keskenduda. Praegu filtri vahetusele keskenduda. Pole veel korda käinud, nii et see vahetan. Keeran nii rämedalt peale, muudki imeb. Ma arvan, kui ma ilma filtrita läheks peale ja mul ei juhtuks mitte midagi tegelikult. Prolli jah. Mul ei vea nagu absoluutselt siin ikka. Ma käin 2 ringi, tegin ära, ma oleks tuju ägest, ma ei saanud nagu mitte millegi hakkama. Üle teise käigu sisse julge panna. Olgu lugune. Pegu peal jah.
ma olen nagu enam-vähem, aga mul on lihtsalt siirad rääksin, vaatan hoian gaas põhjas mäest üles. Jaa, ma võin teha nii, aga siis mul hakkab veel kiiremini niimoodi käima. Ma ei händle niimoodi ka enam ära. Kohe jõuab treener kohale. Hans on täna teie treener, ma ise sõidan. Minu arust ma läksin... Ta hakkab teid niimoodi koolitama, et te olete tšempionid. Tule rooga vaata. Mul treener tahab ju kangesti neid kõige suuremaid hüppeid minna hüppama kohe sinna, aga ta ei tea seda, et ma ei ole valmis olnud täna. Ära mõtle, ainult tee. Hoia peal. Mina ütleks, et oleks tore sõita küll, kui oleks õiged vahendid. Õige vahend. Pill on õige, aga kui veldi ees on mingid härrad sellega burn-out'i teinud asfaldi peal ja õiged mehed teavad, et tegelikult liiva peal oleks kulp ka pähe parem. Kuidas see seni treeningud sujunud on? Kuule, väga hästi. Olen käinud treener Raiduga ja poistega põllu peal sooni harjutamas. Ehk siis peame keskendunud praegu pigem tehnikale. Kes alustavad, siis ma soovitan ka ikkagi alguses võib-olla treeneritega paar korda mingit päris tehnikat teha, kus istuda, mis asendid on, millal kurvi minnes siis istuda, millal püsti tõusta, et üliväiksed detailid teevad sõidu nagu iga korraga aina paremaks. Mul on selline tunne, et ma olen nagu ülikõvasti trenni teinud, aga siis kui nagu rajale läheme, siis vaatan, et teised on palju kõvemini trenni teinud. Nagu absoluutselt ei tule ikka. No muidugi ma harjutasin, neid soontes käisin tegemas, siis oli 4,5 kavaga. Ja siis lähed mingi stargi pealt, kus ei ole mingid sidureid, mitte midagi, vajuta gaas nagu rolleriga sõidad, võimsa rolleriga. Samas ma ei tea, me käisime Hansuga Maarjust, sõitsime seal, tegime stardiplatsi peal lihtsalt mingi soonetrenni. Sõitsime 8, tuli ideaalselt välja, seda väga mind kiideti ja ma mõtlesin, ma päriselt äkki oskangi sõita. Tulin siia, ei oska, tegelikult ikka ei oska. Ikka ei tule üldse välja. Mul oli soendus, oli esimese 2 kurviga tehtud juba, siis pidin esimese kukkumise vastu võtma juba. Läks kuskilt soonest natukene riskida ja viskas üle ja juba narritakse, et mingi vend sõidab siin metsa vahel rohkem kui raja peal. Aga vahepeal, mis muutunud on, me oleme uued setid aastad, XP oleme magama panna. Kõik need 5 sõidutundi, mis me oleme saanud, kogusime XP-d ja panime kohe magama. See võib olla ka +3 skill nagu selle peale. Jaa. Sa pead uue seti ostma. Ma olen kindad väiksemaks pesnud, pesumasin on saanud, mul kõik ülejäänud on samad. Ühesõnaga, et sa istud sama koha peal, Rass, sul kindlasti jalg peale ja keha läheb lihtsalt natuke tahapoole. Et sa selle keha kannad. Jalg peale. Tegelikult on niimoodi, et sa paned selle jala siin korra välja, nii pea, kui sa tunned, et läheb drift ära, kohe jalg peale. Rohkem pole sul vaja seda. Ja siis ongi, keha läheb natuke tahapoole. Nagu Räni tegi Talaariaga. Igaks lihtsalt. Ja laat ei lase, Raisk. Kui gaasi ei ole, siis... Väike poiss teeb, teeme samamoodi. See on ka elektrikas ju. Vennal läheb ju paremini edasi, kui mul Honda on. Tulen panen ringiga teile siis lahti rääl. Läks puhkaks küll. See on väga pulk. Ma arvan, sellega saab mina, et see peab pidurit ka võetud, lihtsalt keerad korra. Oli küll, jah. Mida? Hakkas tule midagi? Ma tean, ma kogu aeg tunnen, et tuleb ja siis läheb sama hästi. Anna mulle ka. Tuleb ja läheb, jah? Ja tuleb ja läheb ja kõik on ikka veel siin. Jumal tänatud, et kõik siin on. Ei olegi veel kuskil ravimisasutusse viidud. Oleme terved, jõuame ikka võistlustele kohale. See on põhiline. Siin mingi vend tahtis juba närvikõdi teha. Mingi, et olen Amsterdamis. See ongi... Anna see sportlase jooks siia ikka. 7-8. Oot, sa ei või juua seda. 1-2. Kuidas sa korraldad seal? Haige oled. Süüd sisse ka veel. No sitaks haige vend. Oi, aga ma proovin siin sirgu peal. Mida sa proovid? Ma tean, mida ma ostan endale. Kus see siit käima käib.
äkki paned kiivri pähe või? Äkki teeks ilma? Siis ei saa kihutada. Famous last words. Mida iganes. Ma panen sulle 8 teppa. Väga libed! Uskumatu, et tal paika on. Jah. Idee poolest saab traction'i panna, asfaldil proovida. Saad neid Ja kellel on huvi proovida, läheb Velt mototsentrisse. Seda võtaks üldse... Saab proovida. Tänaval legaalselt. MX varianti, Enduro variant. Kõik variandid on olemas. tal ongi suud Harleysega, panime minu juures Samorte paika, kõik oli täiesti suvaliselt pandud. Säägid, keegi polnud kuulnudki nendest mingisugused, saime teada, et õhkamordid on sees tegelikult. Ta helistas mulle ja rääkis, kuule, sul seda õhkamordi pompa on müüa. Yeah. Oba! Gaasi lasid maha ju. Mine ise. See paneb nagu paigi vend, vaata. Või jalad peal siis niimoodi. Hüpped on head nagu. Hüpped on head, jah. Kuule, see oli tehnika poolest päris hea praegu ju. Ta lükkas taha piipu ja esiots oli kerge ja... Seda me harjutasime seal enne jah. Natuke vara läheb taha vaata, ta peaks libisema ära saama enne nagu. Jah, võib-olla mitte vara taha, vaid võib-olla liiga illa gaasile. See kütab rohkem kirgi mul praegu, kui see suurte poiste mäng seal. Läheb alt ära ja kui ma rohkem vajutan, siis läheb kiiremini alt ära. Tõmba keha ettepoole, kui hakkab ettepoole ja siis hoid gaasiga koos lähed taha. Noh, gaas hoiab peal. Mis me teeme siukse tööõpilasega Tihemetsas? No minge kõik stordist mööda, ma tulen viimasena. Saab, no. Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ma tegelikult ässitasin Hansu, et ikkagi 2 ringi veel teeks, ma tahtsin ikka verd näha natuke, te hakkasite juba kokku jõudma. Ma olin ka valmis, ma mõtlesin, et aga järgi ei jõudnud lihtsalt. Vondal hakkasid siuksed hääled tulema. Käed nii täis, see on nagu nii libe nagu reaalselt, ebareaalselt. Ta viskas vaata enne, kui ma ei läinud taha. Ma mitu korda siin, ta viskab konkreetselt risti ära. Ja, aga sul tegelikult tagaots peab minema, astuma välja enne ja siis hakkab taha minema. Ja. Sest praegu sul ongi, sa oled seal limbos, sul pill ei libise, aga siis oled juba taga. See tähendab see, et sul ei ole ees ka raskust peal, nii et esiratas tahab veel rohkem libiseda. Ega kui teil on vaja möökstist mööda sõita, siis see on ainult koht siin vist. Ega siin muud kohta ei ole. Siit sisekurvi ja küljed kokku seal ja... Et see, mida te siin teete, see raskuse taha liigutamine, see ongi juba tegelikult nagu sirge asendisse minemine. Sest et kurv on nii lauge ja kiire lõpuks. 10 minutit reis meestel. Rass läks natuke väikse edumaaga ja Varata võtab järgi, et vaatame, kus võidame. Ei tureta välja, mine kohe edasi. Endal on nii lõbus. Tore, kui endal käis. See on palju lõbusam, kui vaadata mingi raiti, kes sõita oskab enam. Ega mind tasub vaadata, mul on siin viimase 3 trenni peale 2 korda 2 niplit ja 1 peaaegu. Kukub reis. Fuck, ma ei jõudnud ära oodata raist. Mul on käed nii läbi. Näe oli jah, paid maha, paid külje maha.
näitasin ka konkurendile, et nüüd hoia peal, aga no midagi teha ei ole, pool ringi on järel. Mul aju lihtsalt ei lase nagu teha seda liigutust. Nagu see tuleb lihtsalt kuskilt mujalt plokk ette. Me peame mingi psühholoogi juurest käima. Me rääkisime siin enda psühholoogist. Nüüd tuli välja, tahab psühholoogi juurde minna. Mul on vaja. Gaasiabi OÜ. Ära lase maha enam kurvis. Väga very nice, very hard, but very nice. Käest ära, kui et sa lased gaasi maha. Harjuta seda pigem. Kui sa gaas peale läheb, siis ära enam maha lase. Pigem keera vaikselt juurde kogu aeg. Tunnetad sellega? 100%. Poia lihtsalt, vahet ei ole, paned üle valli, lased tsikli käest ära, mis siis on? See üldse, see ju pohhu ju. Kui sa tunned, et esiratas hakkab alt, ei kalluta piisavalt või hakkad üle valli minema, siis järelikult järgmine ring tule ettepoole. Gaasile ette ja siis, kui kurvist välja hakkad jõudma, sirgeks saad lükata taha ennast ja gaas läheb kogu aeg rohkem peale. Mitte see ei tee haiget, kui sa kiiresti sõidad, vaid see, kui sa kiiresti seisma jääd. Kui sa gaasi peal hoiad, kõige hullem on lased tsikli käest lahti. No film, no camera. Ma hakkasin mõtlema, et kui siin MMM-il juba minek on, paksid ennast ka kirjale. No pane teisi klassi. Ega sinu klassid. Kuidas teil läks siis? Hästi. Oota, aga Võitsid. teeme nii, et see on kõige lõpetuseks ikka, teeme klipid ikka, tuleb siin mäest alla, tuleks see kurv ja siis vaatame, kuidas tuleb. Ma vaatan ka, kuidas trenn on arenenud. Anname hindeid. Mul on käed täiesti läbi. Jaa, aga teeme 3 ringi sprindi teile siin. Ma pidas enne 2 ringi vastu. Korjadi 3 ringi sprint. Normaalne. Keskusklassile. Ei ole isegi nalja. Tegime 2 korda 25, teine sõit jalad peal terve aeg, 3. kurv kõhuli, käed, liivased, olen 25 minti vähe tõmmata veel vaata. Welcome to my life. Lutt on lihtsalt täiega kütad, suht siuke. Sul pole ats viili makanud veel silindreid. Ega arvesta sellega, et kui sa niimoodi trenni edasi teed, siis järgmine kord, kui sa garaaži ukse lahti teed, siis ma just ütlesin, mul viimase 3 treeniga 2 niplit ja 1 peaaegu nipel. Sometime may be good, sometime may be shit. Kuule vaata jah, et sa siin rivistusest ära ei hakka langema, ma nüüd üle pingutamistega iga trenn üle nipli või siis pill täiesti põiki ja somehow jääb peale. Nüüd hakkas mõtlema. Hakkas mõtlema, ma isegi mäletan neid nipleid praegu. Ei mäleta seda niplit seal Märjamaal? Seda mäletan. 23 minutit seal Märjamaa kuumuse käes, seal liiva seest möllanud, vaata. Tuled sealt mäest alla, ega mul seal pill oli kuradi ausõna peal oli käte vahel. Mõtlesin, okei, siit on vaja lihtsalt hüpata mööda ära ja siis ta annab alla. Siis ma murran. Vend hüppaski mööda ära, siis lasi lõdaks ära laks üle nipli kohe. Mees, ma nägin silmaturgast ka, et see vend nagu nägi, et ma hüppan, ta lasi mul juba minna ja nii kui maadus. Aju seal linnuke kirjas juba. Tehtud. Nii kui rattad. Ma arvan, et ega pill 30 senti liikus, kui rattad maha läksid rohkem edasi ei läinudki, jäigi sinna sammana. See oli kill, aga confirm ei saanud. Täpselt 15 aastat tagasi murdsin oma esimese käeluu täpselt samas kohas Märjamaal. Suht haige jääd. Ja siis mäletame sellest trennist, me olime isaga seal ja siis kukkusin käeluu sodiks, mingi vulgusin seal, vaata. Lähme Atsi juurde, Ats on, ütleb, ei, istuge bussi ja raitab treeni lõpuni. Ja istusime bussis. Aiskal oli standardvariant see ju, et kui kukub, siis kisab nii, kus on ja lõpuks pole midagi viga, vaata. Ega keegi ei uskunud, et ta midagi viga on. Tegelikult oli käelu käik. Jah. Confirmed. Aga set sobib. Set on hea. Kes see siin till sõitis? Mida? Võib-olla olen ise läinud üldse. Kuule, aga siit, oot, jälgi. Võib-olla on minu oma üldse. Ise! Otse! Kat, kõik on õige. Kõik mingi radika vahele juba siit pritsinud igale poole. Vaatad, kuradi sirge pealt tuleb ära, vend näitab keera niimoodi, kurv tuleb vastu, pole kuskile minna, kuradi kukub pikali kohe. Pääst haiget saaks ikka. Ma sõitsin siit mäest, sellest mäest sõitsin üles niimoodi, et ma olin niimoodi, Aiska, niimoodi. Ja mul oli gaas põhjas ja mul käis taga ratas all ringi lihtsalt. Ja ei saa hakkama. Ja ma tegin seda veel, vaata. Ma üritasin veel nõksutada veel, et ette taha nagu Rait ütles Tihemetsas ka, et proovi ette taha, vaata. Taha esiratas kergeks tuleb auku, vaata, panele ette. Põmm, proovid niimoodi peal siin, vaata. Proovin ikka. No ei saa, vaata. Tuleb maha ära. Me tahame pulli näha. Suurel rajal käiks ringina. Me tõmbasime tummised sooned igas hüppes sisse, et neil oleks ülihea lasta nagu. See korv tõmbas mingid absurdsed teemad seal muidugi, lähen peale motosse. Siuke soon on sees mingi poole raja peal, minu selle sileda koha peal igal pool. Oranžid on Nike kotis,
seda väikest rada saaks palju rohkem kasu korrast. Raske treeningul, kerge lahingus. Ei ole siin natuke liiga raske. Kuule, siis on liiga kerge. Siis sa võid sulbiga padelisse minna too. Nii, Kaimar läheb, näitab raja ette, siis anname kiirelt paar tippi kaasa ja siis lähete peale. Okei, ja selle osa pealt ma tulen tagasi, sealt tulete rahulikult vaata, et seda ära ei rikku, Mihkel on pärast pahane. Aga sa ei peagi kõva vend olema, et gaasi mitte maha lasta. Lihtsalt don't let go. Bending out, flat out. Let's go. No käime. Nice, väga hea. Gaas peal kogu aeg. Gaas on ilusti peal ja õigelt lähed nagu. I like it. Siin on nii pehme kukkuda ju. Sirget oskavad kõik vennad kiiresti sõita, aga võidavad need vennad, kes kurvis kõige kiiremini sõidavad. Ja kui sa siin gaasi maha lased ja gaasi peale, siis need kurvid ei lähe kunagi kiiremaks. Kuni kukkumiseni oli jalga ilusti ees. Saame tau. Ja no las ta praegu harjutab sujuvalt seda. Gaas! Kuidas ta püsti jäi? Sõida! Ma ei ise, teile hea paik, kui on nii liiga poolt. Ma õun ära lihtsalt ennast. Annad alla. Saad aru, siin platsi peal ei ole võimalik ennast ära lõhkuda. Siin on nii pehme. Käsi on nii muist. Kuule, sa tead mõnda enne, kes mingi rannas ennast ära lõhkus enam-vähem. Nii pehme oli. Siin on sama. Oi, plähmõkke survivalna. Sul on mental game week, Rass. Sa pead selle kuradi selgeks omal mõtlema, et ei anna alla lihtsalt. Lasi mööda. Kõik teevad vigu, sa pead arvestama, et pingutad lõpuni. Proovi poole kurvini niimoodi, et sa ei pane ka. Oue! Selle pehme koha peal pane gaasi täiega juurde ja sul läheb ilusti seal. Ma ei jaksa enam! Mis taksab minna? Seisa seal raisk! Liin! See oli nüüd hea. Ta ei saanud haiget, ma nägin, see oli clean. Aga vaata, sa ei pea sealt põhja keerama. Lihtsalt keera nii palju, et sul sikkel natukene veab ja siis hoia tasakaalu niimoodi, et sa saad siia kohta. Sa ei pea siin mingit drifti või mitte midagi tegema. Kuule, ma ausalt, ma isegi ei tea, mida ma teen, nagu mul omast sõitsin normaalselt, noh. Lihtsalt, sa keerasid liiga palju gaasi, sul läks alt ära. Sa pead lihtsalt siis tulema siia lõpp sirge peale saama. Tegelikult peaks saama selle kurviga töristades sõidetada. Meil on natuke rohkem valli alt ja siis sul püüab ta kinni selle libisemisena. Aga vaata, et näed üli nice. Asend on räigelt nice sul nagu ja see set sobib nii hästi, et sa ei näe isegi kuuner välja nagu. Me grindisime rämedat põllukat, sai rämedat punkte ja siis sai uue seti selle eest. Tõstsin uue seti endale, sain lubada.
väga hästi juba tuleb. 20 veel. Kõigepealt hea palli. kolmandat korda näitab Rassile 2 rigi. Võib-olla see jah. Võib-olla see, kuule, vaata kui ta siia pani selili, peale seda ei olnud kuidagi normi pani. Tõusis püsti, et seda seletama lähen sõitma. Ma jahtun maha, kui sa kaua seletad. Tal oli vaja seda pauku korra ja siis tõmbas normi. Vana rass tuli tagasi. Ta vaatab, et kui mingi loll jutt tõmbab kumpla raisk, tõmbab normi. Reaalne pool on kõige tähtsam, kui ta mõtleb kogu aeg üle ja mõtleb, et on hull ja ta ei saa hakkama ja siis ta ei saagi hakkama. Kui ta hakkab keskenduma oma sõidule järgmisele kurvile, siis Eks tegelikult on vaja neid õpilasi natuke kiita ka. Nii on. Võib-olla sinna osa nii jõudnud. Kui midagi hästi hakkavad tegema, siis kiidavad. Vaata, et me oleme ise kasvanud nende papadega, kes kuredi ainult vitsa said, aga kui hästi läks, siis siis ei pidanud ise pilli pesema. Siis ei saanud vitsa lihtsalt. Siis ei saanud vitsa, siis ei pidanud ise pilli pesema. Hästi tegemine oli norm. Standard. Standard. See, kui sa normaalselt sõidad, see on standard. Siit hästi sõidad, saad vastu pead. Me paneme sama mentaliteediga praegu. Ega eks motocross ongi raske, lähebki vahepeal tuju ära. Kukudki kogu aeg, lähed mõtled, pask see on, tsiklit jalaga. Tuju ei lähe ära, nagu sõita tahad ikka, aga kuradi nagu midagi lihtsamat on natuke vaja vahepeal. Aga vaata, asi on selles, et kui sa siin trenni teed ja siis sa lähed sinna Kohilist tagasi, see on käed lahti sõita seal. Mees, ma räägin, ma tegin seda Jako Põllukat, mees, sa ei kujuta ette, mis siis see oli. Mees, sa oleks teise ringi peale üldse maha tulnud ja bussi ära läinud selle peale. Ma ei tee isegi nalja. Ja ma läksin Tihemetsa, vaata eelmine kord me olime mine pööda, kui raske see Tihemetsa. Epar, läksin praegu sinna. Mida vaata, nii hea, suur lai rada, nii lõbus. Selles mõttes, mida rohkem tunde meiega koos teed ja sind õpetatakse, seda lihtsamaks läheb. Ja kui sul läheb lihtsamaks, sa lähed ise kiiremaks, sa hoiad kontrolli, lõpus tekib kontroll tsikli üle ja siis sul tuleb fun'i veel rohkem juurde. See, mis sa praegu teed, pole üldse, see on isegi 10% sellest fun'ist, mis sa võiksid saada üldse sellest crossist. Ma panen ühe moto veel sind raisk. Manipulating! Ma olen huin jah, aga ma ootan neid kahte kurvi, neid mul nagu meeldib sinna. Spordi olen sõita. See oli täpselt üks nendest asjadest, mis kõrval tegi, ma kujutan ette väga räige välja. Ma räägin seda peale, seal vend tuli sealt räme tooga alla ja Wide Open tõmbas selle koha peale ja no väga sketši nägis ikka välja. Oi, pläs! Mul oli hea, pill oli niimoodi nagu põhimõtteliselt tulin siit, mul oli lutt põhjas ja siis ma ei tea, kuidas ta sinna poole üldse läks. Sul läks libisema ja terve aeg sul libises siit taga ots ülipikalt. Jaa, aga ta oli ka nagu nii pidi vaata ja siis ta läks siit, ma ei tea, kivide pealt ja kuskilt nagu justkui nagu viskas ära vaata. Ja hoopis teist pidi ja siis sinna kivisse täpselt. See on nagu nii ohtlik koht, mine pea. Õnneks ma ei saa taudi tagasi. Õnneks on see, et asend on paigas ja pohhu ei kaasa põhjas, siis ei juhtu midagi. Kaasa põhjas, siis ei juhtu midagi. Kuule, ta tegelikult on. Sa ei saanud sõita täna, vennal on see adrekas saamata, mul on jumala korras. Motot tehtud tund kellal jälle. Oota, aga... Sul on vaja mingit pahandust teha. Ja küll noh, tundub, et poisid said jälle natuke paremaks. Nii et tee jätku mäe tippu. Mäe tipus on siis MMM, kus läheme võitu koju tooma. Tuleb ära, ega siin muud ei ole. Teeme trenni 2 nädalat ja nii ongi. Liiva äri teine episood siis cut. Harjutasime natuke liivasõitu ja loodetavasti läks poistel paremaks ja MMM-il siis trennis oli keerulisem ja lahingus on kergem.
Yes sir. nii öeldakse jah.